Eelmistes videotes mina näitasin, kuidas saab luua üksikülesanded. Selles videos mina näitan, kuidas saab luua ülesannete kogu. Et ühel lehel on erinevate tüüpide ülesanded. Nii, kõigepealt vajutage siia, loo uus materjal. Andke materjalile pealkiri, siit valige kolm, verg, pealkiri uuesti ja siis loetelust valige sobiva sisutüüp. Näiteks fill in the blank. Te peate oskama juba seda tegema, et blankide ette ja taha pannakse tärni. Nii, sõnade ette ja taha siis pannakse tärni ja tegelikult see esimene ülesanne on valmis. Peab vaatama selle ülesande seadistused ja näiteks te võib-olla tahate välja lülitada näita lahenduse nuppu. Lülitan selle välja ja lähen edasi. Siis ma lisan sisu ja saab käsitsi sisu lisada või te võite kasutada varem loodud ülesande ja kleepida see siia. Näiteks mul on siin ülesanne nimega mark the verbs ja saan seda taas kasutada. Vajutan siis nupule reuse ja valin copy content, kopeeri sisu. Ja nüüd läheme siis sellele ülesandele tagasi. Siit valige sisutüüp, see oli mark the words, kohe. Ja kleebi asenda. Ja nüüd on see teine küsimus ka kleebitud. See on siin. Need sõnad on tähistatud tärnidega. Tagasiside ja vaatame käitumisseadet üle. Need nupud on välja lülitatud. Ja nii edasi, et te võite siis rohkem sisu lisada. Okei, proovime siis lisame veel ühe. Mul peab siin mingi sobiv ülesanne olema. Näiteks see quiz ülesanne. Siin ma vajutan reuse, copy content, siin lisan sisu. Quiz pidi vist olema question set. Kleebi asenda ja te näete, et need küsimused jõudsid korralikult siia. Siis uuesti vaadake need seadid siin ja kui on valmis, siis salvesta. Ja nüüd te näete, et ühel lehel on 3 erinevat tüübi ülesannet. Lünktekst, klikkimisülesanne ja valikülesanne.